õdede toimetulek ja kogemus erakordselt enneaegsete vastsündinute hooldusega. Koostajad Liis Küünal, Õnne Laiakask ja Hanna-Liisa Lagle. Erakordselt enneaegsete vastsündinute osakaal on järjest tõusnud. Seetõttu peavad neonatoloogia osakonnas töötavad õed olema teadlikud, mis neid ees ootab. Kuidas õed tulevad toime sellega, et ekstreemselt enneaegsete laste ravitulemused on väga muutuvad? Peamised raskused neonatoloogia osakonna õdede töös, kes tegelevad erakordsetelt enneaegsete vastsündinutega, jaotuvad 3. Esiteks siis erinevus täiskantud vastsündinu ja erakordselt enneaegse vastsündinu väljanägemises on väga suur. Seega isegi teades, et tegu on elusa vastsündinuga, võib õdedel ikkagi tekkida tunne, nagu tegeleksid nad pigem loote kui lapsega. Mõnede töötajate jaoks oli erakordselt enneaegsete vastsündinute välimus nii eemale tõukav, et nad eelistasid nendega mitte töötada. Nad oleksid pigem valmis nende enneaegsete eest hoolitsema alates 28. nädalast, kui vastsündinud hakkavad välimuselt rohkem lapsele sarnanema. Teiseks toodi välja, et hoolitsedes vastsündinu eest, kes pigem meenutab loodet, ei tohi temasse liigselt kiinduda enne, kui lapse seisund annab põhjust optimismiks. Stressirohkes töös kasutasid õed enda kaitsmiseks erinevaid toimetulekumehhanisme. Üheks valisid nad tihti stressi maandamiseks huumori ja nende naljade sisu oli üsna ebainimlik ja isegi solvav. Seega nad mõistsid, et taolised naljad on neile küll abiks, aga peaksid jääma rangelt omavahele, sest need võivad kõrvalistele isikutele mõjuda ebameeldivalt. Enda kaitsmiseks liigse kiindumuse tekkimise eest kasutasid õed ka negatiivset suhtumist oma patsientidesse. See aitas neil vastsündinutest ja peredest distantsi hoida. Ja 3. toodi välja, et vaatamata töös esinevatele raskustele uskusid need õed siiski, et alla 24 gestatsiooninädala vanused vastsündinud omavad iseloomu. Nad märkasid nendega tegeledes iseloomu eripärasid, nagu näiteks negatiivne ja positiivne reageerimine teatud olukordadele. Selle kaudu mõistsid õed paremini, et tegelevad lapse, mitte lootega. Ning see mõistmine muutis nende töö vastsündinutega õdede jaoks kergemaks, sest nad suutsid lastega mingil tasemel suhelda ja kontakti saavutada. Lootuse ja reaalsuse tasakaal. Kuidas neonatoloogia osakonna õed tulevad toime ekstreemselt enneaegsete laste ravi ebamäärasusega? Eesmärk oli uurida mooduseid, kuidas neonatoloogia osakonna õed tulevad toime määramatusega, mis on tingitud ekstreemselt enneaegsete ravist ja selle tulemustest. Tulemustest johtuvalt tuli välja 3 põhiteemat. Kõik on korras ja siis nende tervis ütleb üles. See tähendab, nad surevad. Siis kui mesinädalate või siis ka heaoluperiood läbi saab. Mesinädalate perioodiks peetakse siis 2-3 päeva pärast sündi, kui laste seisund on üsna stabiilne ja tundub nagu ravi mõjuks. Kõik õed nõustusid, et nad on kahtleval seisukohal enne 24. nädalat sündinud laste elulemuse suhtes, sest siis, kui heaoluperiood on läbi, siis tavaliselt ilma mingigi näilise põhjuseta ütleb laste tervis üles. Õed väldivad sellel ajal vanematele liigse lootuse andmist, sest kuigi kõik võib tunduda hästi, ei tea kunagi, mis paari hetke pärast juhtuda võib. Tihti suhtuvad õed headesse ravitulemustesse ettevaatusega ning pigem kasutavad väljendeid. Praegu läheb küll hästi, aga vara on öelda. Arstidel on tihti väga keeruline prognoosida ekstreemselt enneaegsete ravitulemusi ning seetõttu on õed keerulises olukorras, sest nad peavad pidevalt otsima häid ja halbu märke. Kuidas toime tulla sellise olukorraga, kui kõik on näiliselt hästi? Õed ise on öelnud, sa ei mõtle, et kõik on suurepärane, kõik saab korda, vaid sa mõtled kõikide asjade peale, mis võivad minna valesti. Väga paljude õdede jaoks on heaoluperioodi väga raske taluda ja nad pigem eemalduvad vanematest. Oma kogemustest tingituna püüavad õed pigem tuua vanemaid maa peale tagasi. Teine teema. Ma ei tea, milline neist terveks saab. See on nagu loterii. Kui me suudaks ajust tehtud ultraheli põhjal öelda ära, milline on lapse võimekus 6-aastasena, siis oleks kõik hästi. Aga me ei suuda.
Ekstreemselt enneaegsete laste puhul ei ole kunagi miski kindel ja isegi väga heade ravitulemustega lapsed võivad teinekord surra ja samas mõni teine, kelle seisund ei olnud ehk nii stabiilne, ellu jääda. Mitte miski pole lõpuni selge ega kindel. Seda peavad õed endale pidevalt korrutama. Laste ravitulemusi ei ole võimalik ette ennustada. See tähendab, et mõni väga hästi ravile allunud laps võib 2-3 aasta pärast olla ikkagi halvatud, pime või vaimse alaarenguga, endaga mitte toime tulev ning samas mõni teine olla minimaalse puudega. Õdede jaoks on see hetk väga liigutav, kui alguses väga kehvade oodatavate tulemustega laps lõpuks koju läheb. Ja 3. teema, lootuse tasakaalustamine reaalsusega. Ebamäärasust ravitulemuste osas võib seostada ka lootusega, sest siis kui miski pole kindel, võib see olla nii halb kui ka hea. Kõigil uurimuses osalenud õdedel oli vähemalt üks edulugu raskes seisus lapsest, kes kõigi raskuste ja tõenäosuste kiuste mingil seletamatul põhjusel oli saanud terveks. Õdedele on väga raske toime tulla ravitulemuste ebamäärasusega. Ekstreemselt enneaegsete laste teristumises ei ole garantiid. Üks õde viitas veel ka asjaolule, et kuigi osad lapsed saavad terveks, on palju ka neid, keda haiglas olemise ajal nii palju kahjustatakse, et nad ei tule enam oma eluga toime. Kui heade oodatavate ravitulemustega lapsel ilmneb tagasilööke ravitulemuste osas, siis on see tervele meeskonnal emotsionaalselt väga raske. Plakati alluses on kasutatud allikad.